ütleme, et ma tahan ehitada armastuse maja, armastuse templit. Kõik räägivad, et hing on igavene, et meie olemus on juba algselt selles igaveses igavikus tantsulaulu ja õndsusega, ühendusega Jumalaga ja teistega, puhtas armastuses. Noh, kõik on õige, aga see on nagu arhitekt ka nagu, ta nagu tahab maja ehitada, aga enneks on vaja haridust saada, hästi palju maju õppida, kuidas üldse, muidu sa lähed vangi, ehitad maja, vaja kokku lähed kinni nagu. Sellepärast meie, kedagi saa limiteerida, aga enne kui me hakkame unistama või ehitama armastust, igavest armastustele tagasi, ütleme, taastama seda igavest armastust oma teaduses. Selleks on siis, see ongi see puhastusprotsess, kuidas sa siis oma need anarthad, samskaarad, eks ju, need madalamad harjumused, mõistuse ebastabiilsus ja samastamised ja iha, viha, kadedus ja kuidas sa nendega siis protsessid läbi praktika. Et alles siis saab alguse raaga-nuuga võib nii öelda. Ragatmika, öeldakse ragatmika, raaga need, kes atma ja raaga, need, kes on siis hinges täiesti nagu Jumalaga või jumalikkus, kogu olemus on selles puhtas armastuses. Et kuidas, kui sa tahad neid järgida, leida need suured pühakad ülesse, siis sa pead aru saama jah, nagu arhitekt, et Sambandha Gyan nimetatakse, et mis värk on, eks ju, kõigepealt, kes see Jumal, mis see siis see puhas armastus on, kuidas siis läbi pühakirjade pühakud seletavad seal lahti väga praktiliselt ja meie ajast tuleb vastavalt, eks ju. Meie liinis ka näiteks, erinevates liinides. Ja siis, on terve protsess nagu, ütleme siis selline sanitaarpäev või puhastusprotsess, pesupäev või ravikuur, kus sa tutvud kõrgemate madalate ilmingutega oma emotsionaalses psüühikas, mõistuses, ma ei tea, kehatervis, anded, majanduslik seis, kõik selleks, et muidu inimesed vahest põgenevad, me teame ära siis sinna kõrgetesse vaimsetesse imeteemadesse meditatsioonis, aga oma elu need lihtsad probleemid, mis Jumal on meile saadud, et me need lahendaks, et step by step'ilt astmelt areneda, neid nagu tahame vältida. See on teine siis selline püünis. Et kuidas siis ühendada see, et siin praegu ja kohe võtta kõik, et kõik, mis minuga on juhtunud või juhtub või on hetkel, kõik on vajalik ja see on ka osa nendest armastuse templi vundamendi kividest, eks ju, et kui ma neid nüüd väldin, siis must ei saa kunagi head armastuse templi arhitekti. Kui ma ise praktiseeri, kui ma aru ei saanud Sambandha Gyani põhitõdedest ja siis praktikas, kuidas see pesu pesemine või arsti rohu võtmine käib, eks ju, alguses. Pärast tuleb siis spontaalsus. Ja pärast meil tuleb see isegi loobha, öeldakse selline, et kui süda ei ole puhas, siis ei teki tegelikult seda loobhat, et seda soovigi tahta saada, eks ju, kõigi ja kõige Jumala teenriks või praktiseerida või. Et see on ka juba teatud tase, et sul tekib selline kiindumus või selline hasart. Meil on see hasart algajatel, korra tuleb ja siis läheb ära, kuulad mingid head loengut selle hasart ja siis läheb jälle ära, tõusud ja mõned. Gyana või Gyana, teadmised ja teadustunud teadmised. Bhakti tähendab seda, et sa saad teadmised Sambandha Gyan, kes on Krishna, mis on hing, kuidas see materiaalne maailm, vaimne maailm. Saad selle fundamentaalse informatsiooni, selle informatsiooni omandamine läbi pea, läbi mõistuse, jah, justkui. See käib koos praktikaga, koos kõva suhtlusega, oma iseloomu parandamisega, rituaalidega. Et see teadvuste omandamine käib koos tegelikult nagu, et see teadvustamine käib seal kõrval, et mis sellest teadmistest kasu meil on, kui see teadmine teeb meid uhkaks, kui ma süda puhas ei ole. Et saad teada seda, siis saad näidata, et sa oled targem või kuidagi kõigiga oskad rääkida niimoodi väga targad, kõik vaatad, saad nendest targem, eks ju. Tarkus, kui ta ei lähe puhtaks armastuseks, siis ta muutub tavaliselt, kui süda ei ole meil puhas ja samastamis on tugevad, siis ta läheb jah. Selliseks kõrkuseks, uhkuseks, endast peenemal tasemel paremaks pidamisest teistest. Et sellepärast pea, süda või pea, süda. Et mõlemad on vaja, eks. Mõistus, teadmisi, praktilisi teadmisi ja süda. Süda tähendab see, et sa proovid emotsioone, tunde maailma
oma elu käsitlust, oma olemust ja kõike sinna nagu seda ka sisse nagu immutada. Ja siis läbi praktika, läbi hea juhendamise, läbi entusiasmi ja sellise hea õlale patsutamise vanemad pühendunud ja kõik patsutad õlale innustavad sind ja sa tahad nagu valguse poole liikuda, eks ju. Aga see on ka individuaalne, et mõnel on seda pead rohkem vaja, südant vähem, mõnele südant rohkem, pea vähem, aga ikkagi mõlemad tuleb kasutada, eks ju. Sellise tundemaailm ja siis oma intellekti, siis arukust, eks ju, mõistusenergiat. Töö käib 2 korrusel, süda, pea, süda, nagu ma rääkisin ühes klipis ka. Arukus, intellekt, mõistus. Kasutust seda, mediteerid selle peale, ajude õpetlased, teadlased, neuroloogid õpivad siis. Ja tuleb välja, et hing on 1000 kiuksekarvast, antimateriaalne kõikides, elevant, sipelgas, mina, sina, vahet ei ole. Kirjutatakse vedas täpselt antimateriaalne, eks ju, hing, jivatma, 5 praanat hoiavad, eks ju, peenenergiat seda siin. Et see südame energia on 5000 korda elektriimpulsid, isegi teadlased teavad, on tugevamad kui ajuimpulsid. Et kui sa tahad ainult läbi ladvasid mediteerida, keskenduda ja suunata läbi mõtte, üks mõte ütleb, et teisele mõttele, et ma tahan kontrollida sind. See ütleb, et mis ma mõtlen, ma ei tea, ma ei lase ennast kontrollida, ma ikka mõtlen, mis ma tahan. Siis arukus, intellekt räägib kogu aeg siin üleval. Et kuule, lõpeta ära, see pideb võitlus, aga tegelikult tuleks siin emotsionaalse tänulikkuse ja alandlikkuse erinevate vaimsete emotsioonid kuidagi mõelda läbi. Sellepärast ongi praanama mantra, enne kui sa hakkad pühanime kordama, pöördud õpetaja poole, palud abi, et saada see emotsionaalne keskus tööle. Inimene ütleb ka, ma tunnen, ta ei ütle, et ma tunnen. Tuleb välja, et hinge ümber on siis see peenkeha ja aju ja intellekt ja tegelikult on hinge juures. Lihtsalt see funktsioon siin kehas on paralleelselt ajufunktsioon ka. Eks ju, ajutöö. Et ta käib nagu paralleelselt see töö. Aga sa ei saa teda nagu kunstlikult maha suruda, sa saad harmoniseerida siis selle tundega. Ehk siis tundemaailm on kõrgem kui selline ratsionaalne, filosoofiline, mehaaniline, teaduslik selline lähenemine elule. Kui on ainult see, siis siin tuleb ikka jääb nagu auk. Et see tuleb nagu harmooniasse saada, et kui sa oled pühanime ka või mediteerid midagi, siis võid mediteerida, et siit tuleb ka tunne, siit tuleb ka mõte ja kõik keskendud nagu selle südametšakrale. Seisan ma tee ääres autoga ja nutan. Auto ei liigu. Täpselt samamoodi meie oma depressioonis, eks ju. Jõuetuses, tüdin selle maailma hirmudest, kahesusest, rikas, vaene, ilus, kole, oma nõrkustest, eks ju, nutame seal oma keha auto sees. Ja siis tulevad erinevad inimesed pakuvad abi. Kui üldse tulevad. Tegelikult kedagi huvita kirjutada äri, eks ju, enamus 99,9%. Üks ütleb, et pane paremad kummid. Üks ütleb, me lükkame natuke alla mäge. Natuke nagu liigub ka, et ongi nagu korraks nagu wow. Keegi ütleb, et seest pane seal. Ühesõnaga materiaalses maailmas ka väga tähtsad teadmised, tähtsad teisejärgulised teadmised. Kuidas keha tervislikult hoida, kuidas seal küllust läbi businessi või kuidas raha teha internetis või mis iganes variandid. Aga tunne jääb samaks, sellepärast hästi kuulsad rikkad inimesed teevad ikka enesetapvad, süstivad veeni ja nii edasi, suhted, rahmad. Et põhiprobleem ei ole autole bensu ei ole pandud sisse. Ja tuleb vaimne nägemine tähendab seda, et sa pead õppima kõrvadega kuulama teadmisi, saab anda kian, mida suhteliselt vähe pakutakse ülikoolides, kuskil räägite, kes sa tegelikult oled. Vaimne õpetaja või veedad või pühakirjad või pühakud või jumala sulased, need siis räägivad meile läbi kõrva, me näeme siis, meie vaimne nägemine hakkab taastuma, kes sa tegelikult oled, et sa oled igavene jumala ja kõikide tingimusteta armastuslik teener, eks ju. See on sinu olemas, sa oled igavene hing, eks ju. Et sa ei ole see keha, sa ei ole see mõistus, sa ei ole see rahvus, sa ei ole see vara ja nii edasi, eks ju. Ja siis annavad praktika ka, kuidas siis see nagu see pents ise pead nagu pensu sisse olema, nemad valamad räägid, näed, sul on pents on selline, sinu vaba valik, eks, me ei hakka vägisi kinni siduma ja pensu sisse valama. Ise pensu sisse valama, pensu sisse valamine ongi see vaimne nägemine, tähendab läbi kõrva kuulmine, läbi kõrva kuulmise näed, eks ju. Aga enne need muud, ega see auto, see timmimine ja kihtiks tegemine, võid korraks nagu alla väge minna ka paar meetrit, aga ega ennem ei toimi nagu. Et põhiliselt õpid nägema, kes sa oled, aru saada sellest informatsioonist, kes me oleme algselt hingena.
Need kihiparandajad ja autotimmijad on palju. On palju tagalaid ja varjupaiki. Või nagu linnas on, eks ju, kirik või kuskil on tempel või palvekoda. Et linnas toimub igast sündmusi, aga siis inimesed käivad siis seal kirikus, palvemajas, templis. Et hing saaks varjupaika ja rahu ja nad saaksid tunda igavikku ja tingimusteta armastusenergiat. Samamoodi meie kehas on siis südame tšakra, seal on hing ja seal on ülihing, atma ja paramatma, igavene hing ja igavene meie hea soovi ja sõber, pühavaim, paramatma, jah, nagu ma ütlesin. Ja see on staap, et kui kõik kehakihid nagu saavad peksa või on väsinud või sa ei suuda enam selles mosaiigis möllata, siis alati saad varjupaika minna sinna siis oma selles eneseteadustamise hingeseisundisse, kus on see hea nõuandja, sinu hea soovija ja õnnistaja ja algne igavikuline isiksus, paramatma ülihing ja sinu hing seal lahutamata osana kõrval. Selle peale mediteerida, kas või kunstlikult, see sentimentaalset juttu on lihtne ajada, aga isegi kunstlikult sa mõtled, et ma lähen siia südame piirkonda, et siin on rahu, igavik, armastus, Jumal, mina, värvid, lõhnad, maitsed, super, truuper, muinasjutt, kus on ainult headus. Niimoodi aitad ennast natukene. Siis saad aru, et selle keha linnas on jah, üks hea koht, kuhu saab alati minna. Ja otsida siis seda puhkust või hapnikku natuke peale. See ratsionaalne maailm, siin on nagu seda kahesuse, see iha, viha ja kadeduse ratas on nii tugevalt käib ja siis ta haarab sind ka sinna sisse, ta leiad ennast ka kedagi kritiseerimast ja üles-alla vaatamast või närvisüsteem on ärritunud või et see ei ole normaalne seisund, siis on vaja jälle käia nagu staabis ülihinge pühavaima juures, kuidas öelda, võtma see hetke ja selle oleviku ja igaviku korraks nagu maha rahuneda. See nagu toru luksepp läheb ka, eks ju, et ta ei nuta nagu ukse juures, et jälle on teil siin ummistunud need väljaheited ja see hõis ja kõik. Professionaalne toru luksepp tuleb, eks ju, paneb traadid torusse, puhastab ära kõik ja läheb eluga edasi, eks ju. Ja mäletan mul ka, meil oli see esimene Taimetudu restoran ja siis selline kesklinna Hare Krishna keskus ka, see oli keldrikorrusel, pool keldrikorrusel. Ja mõnikord ka, kui enne seda Taimetudu restorani avamist, ma ei tea, võib-olla 4-5 korda kindlasti, ma ei mäleta, palju ummistas ära niimoodi, et me olime kuna keldrikorrusel, siis kõik see inimeste, seal peldikust kõik tuli üles, eks ju, kuni saali välja niimoodi, et see oli niimoodi, ma ei tea, 10-15 senti oli selline kihte, vetsupaberid välja heited, kõik asjad, eks, kogu mäng. Ja selle asemel, et joosta välja ja nutta ja öelda õudus, vaja restoran avada, siis pidid seda seal koristama. Mul on Vene sõjaväes käinud ja Vene sõjaväes õppisin selle ära, et pellik on ainuke rahupaik, eks ju, kuna seal oli nii palju seda sotsiaalsust, eestlane tahtis vahepeal rahu, eks ju. Ja seal rahu ei pakutud, siis pelliku kabiin on ainuke rahupaik, siis ma olen nagu harjunud toruluksepa eluga ja siis see oli selline ainuke, kus sa olid seal. Said ise kirju lugeda rahulikult, ema ei saa kirju või siis keegi seganud. Ja siis ka, tegid selle restorani puhtaks, eks ju, natuke võib-olla ajas kergelt oksele, aga võib harjunud, vaata, teed ära oma asja, eks ju. Samamoodi on, mis selle jutu, sellise romantilise jutu point on selles, et meil ka need madalad omadused, nad tulevad üles, et me ei ole sellised, hing on puhas, kõik hinged on puhtad, aga tuleb see jama üles, et ei ole mõtet nagu nutta või kahetseda mõtet korraks nutta, eks ju, aga väga kaua nagu sinna kibestumise ja pettumise, et jälle seesama jama, jälle ma olen selline. Lihtsalt likvideerid ära jälle, tead, kuidas likvideerida. Lähed palvesse, suhtled kõrgemate inimeste, kuulad kõrget muusikat, lähed loodusse jalutama, teed. Lihtsalt vaatad jälle oma kräpp vaikselt need sisemised samastamise väljaheited jälle vaikselt taanduvad. Nii lihtne see ongi, teoorias vähemalt. Pea on unin, aga mõte liigub juba. Siin hommikuvalguses, valgust ei ole veel, aga elektrivalgus näiteks või küünlavalgus.
see on ka päiksevalguse transformatsioon. Aga no huvitav on läheneda isegi religioosselt, et noh, on Jumal ja kõige alge ja kõige tuum ja et me oleme tema lahutamatud osakesed ja minu kristlikus keeles tema lapsed ja siis tema teadvus läbib kõike nagu püha vaim, ülihing, paramatma ja siis ta on meie hinge kõrval ja atma kõrval ja ülihingena ja jälle püha vaimune, eks ju. Siis ta on materiaalsete energiatena selle mitmekesisuse elementide ja energiate virvara, kus on ka mehaanika, on selline hästi järjepidevasti täpne, eks aastaajad vahelduvad ja nii edasi, eks ju. Õhk, maa, tuli, vesi, eeter, seal on oma süsteem. Teadlased uurivad seda ja siis vaatad keha ja sõnaks see näeb ikka ette juhatus, aga siis religioonis öeldakse, et noh, et teeni Jumalat, ülista Jumalat, ole tänulik talle, ole alandlik, see on kõik õige, see ongi hingeseisund. Aga noh, vaimse elu nagu A ja O on see, et vähemalt teoorias kaineks magada ennast ja aru saada, et absoluutselt mitte midagi, mitte mingil levelil inimene ei ole mitte midagi loonud. Talle ainult võimaldatakse, sa oled küll lahutamatu osaka kõigest, eks ju. Näiteks paned toidu sisse suust. Kes seda toitu jaotab, seal Ayurveda räägib indiameditsiin, eks ju, seal mitut sorti peentuld, eks ju, see eedimistuli, aga neid tulesid on hästi palju, kuidas siis see toit jaguneb erinevateks energiateks kehasse või juukse või küünekas või kes seda kontrollib, sina ei kontrolli, ega mina ei kontrolli. Süsteem toimib, eks ju. Iga süsteemi ja energia taga on energeetik. Eks energia algus, see, kes selle nagu elektrijaam, eks, et keegi selle elektrijaama ehitas, keegi vajutab nuppu. Et see on lihtne loogika, et Jumal võimaldab ja võimaldab Upanishadis ka öeldakse, täidab meie soov, isegi ateistlik inimene, kes eitab võib-olla, et loodus on elus, aga ikkagi tal võimaldatakse, eks ju, keha funktsioonid, eks ju, looduse funktsioonid. Kõik nagu funktsioneerib, eks ju. Vahest on väiksed funktsioneerimise errorid, aga need on rohkem nagu õppetundid või karma mõttes, et me väga ülekäte ei läheks liiga uhkeks. Ja point on selles, et tuleb välja, et Jumal on algne, küll nagu Ishvara, kontrollija, nautija, kõike läbiv looja, aga ta on tegelikult algne teener ka. Sest kõik, et minu rääkimisaparaadis heli vibreerib ja praegu mobiil käes, kõik on tema loodud elemendid. Tema hoiab alal, need on tema energiat, eks ju. Tema on see alge tuum, algne energeetik. Ja selles mõttes, ütleme, et tema oma poolt on nagu väga head tööd teeb. Küsimus, kas meie seda märkame ja tänus selle plasmasplönni või mis plasmas, näiteks plastiliinis plönni talle vastu annama, nagu laps teeb ka, eks, et isa emale rõõmuda ja teeb plasmasplönni mingi plastiliini plönni, eks ju. Isa ema on nii tänulik, oi, kui ilus hobune, eks ju, tegelikult ei ole hobuse moodigi. Meil ei ole Jumalale tegelikult midagi anda, ainult emotsionaalne vahetus, tänu ja alandlikkuse selline emotsioon ja nagu vastad, eks ju, nagu sa teed, mina teen ka õhtul puudjat jumalustele, et ma pakun tuld ja vett ja lille ja ma ei ole neid loonud, eks ju. Jumal ei ole vaja seda minu lille, tal on vaja, see armastuse vahetus, kas tal on vaja, ei ole vaja, öeldakse, ta on iseennast rahuldunud, aga ta suure rõõmuga on endast loonud kõik ilusolendid, meie oleme tema lahutamatu osaks, nagu ma ütlesin. Ja kogu selle armastuse ja tema rõõmu ja meie rõõmu vahe on see, et tegelikult tema on algne teener, ta on kõik andnud ja meie vastame talle suure tänuga, et Jumal nagu väljapool läbi meie laiendanud ennast, väljapool tahab seda seiklust, anandat, eks ju, õndsust. Et meie teda nagu teenime, eks ju, aga tema teenib meid nagunii. Nagunii kõik meie kehad ja meie psüühika, me oleme tast lahutamatud. Et selles mõttes huvitav mõelda nagu psühholoogiliselt, et mõni mõtleb, et on ikka egoist see Jumal seal kogu aeg ootab, et me temale anduks ja nii ja naa. Jumal on meile andnud 24/7 kõik asjad. Et see nagu
hullult nagu selle, ma ei tea, kuidas illusoorne energia meid niimoodi kinni püüdnud, et me arvame, et inimkond loob ja leiutab ja lihtsalt ta leiutab, ta midagi märkab ja siis segab kokku ja siis ta arvab, et noh, inimene ei ole ühte väikest putukat ka loonud, eks ju. Ta paneb seemne mulda, ütleb, näed, ma kasutasin õunapuu, minu aiaõunapuu. See on see haigus meil, eks ju. Jumal on nagu nii tingimust, et ta armastab meid, teenib meid 24/7, võimaldab meile, eks ju, maitsed, lõhnad, värvid, tants, laul, muusika, huumor, sõprus. Noh, kõik see, eks ju, miljard asja elamust. Tema kogu aeg annab, tema nagu energeetik. Ta on nagu ideaalne teener. Nüüd, kui me maha rahuneme, kaineks saame, siis me lihtsalt vastame vaimustuses, ta lubab selles mängus meis osaleda ja loomulikult meie teenime teda. Ja ta võtab meie kingitused vastu, eks ju. See on tema teenimine meile, et ta võtab meie kingitused, meie teenimised olla vastu. See on nagu lõputu selline armastuse vahetus. Meil on päritud õigus teadvustada ennast ja olla õnnelik siin ja praegu koha ja igavesti ja teadvustada Jumalat, ennast, oma suhet kõigi ja kõigega ja kõige kõrgemaga. Inimvorm on ideaalne, pühakirjad kõik räägivad ja me oleme kõik asunud teele, valguse poole. Ja kõik maailma päris suured, see näiteks Odüsseia või kirjeldavad nagu erinevaid reise, mis me võtame ette. Ja vaimne elu öeldakse ka on tegelikult nagu siletil käimine ühtepidi ja tegelikult vähesed jõuavad pärale. Ja Odüsseial oli ka seal 2 kaljut, kui ta laevadega sõitsi, seal on mingid, ma ei mäleta, mis nimed on, et kaljud läksid kokku ja lahku, et siis laevaga pidi vahelt sealt läbi jõudma sõita. Et kui valel ajal lähed, siis pressib sind lihtsalt laiaks selle laeva koos sinuga. Vaimselus on ka siis 2 äärmust. Üks äärmus on see, et me võtame rituaalid, Jumala kehastused, erinevad meditatsioonid ja palved ja varustame nad selle varustusega, nende kõva staffiga, spirituaalse staffiga, pühakirjad ja kõik vajalikud asjad. Ja kõik lõpuks on selleks, et Jumal on nagu instrument, et me tahame mingeid oma asju, oma piiratud, eks ju, meil on piiratud mõistus, praegu samastamised, et need samastamised saaksid rahuldada, kas seal on mingi tervise, pere, rikkus, küllus ja nii edasi, eks kõik teavad siin materiaalses maailmas, mille taga me jookseme, kuulsus ja jõud ja tarkus ja kõik sellised asjad. Ja me kasutame lihtsalt kõike seda spirituaalset selleks. Ja see ongi okei, see on alguse etapil, inimene seda aja jooksul saab aru, et ise ka lähed templisse, vaatad mõnedega rääkisin või inimestega algus need motivatsioonid on võib-olla tõesti omakusu püüdlikud või sellised mina, mulle, minu, aga pärast aja jooksul saad seda informatsiooni, rohkem sügavat informatsiooni loodusseadusest ja Jumalast ja oma loodusest ja siis on kaovad ära need madalamad omadused ideaalist. Tulevad suuremad ja kõrgemad, hoopis paremad poweri soovid asemele. Et see on nagu üks äärmus, see siletiteral, vaimne äärmus, nagu need 2 kaljut. Et me kõik need rituaale kasutame tegelikult oma materiaalset soove rahuldada. Aga lihtsalt mängime kaasa. Las olla see Jumal ja pooljumalad ja need rituaalid. Peas, et ma seal vahel saaks nagu oma staffi kätte, eks. Ja teine äärmus on see, et mingi kõik metsa, me ei viitsi nagu mingid Jumala kehastus, loodusseadused, rituaalid, religioonid, erinevad koolkonnad, meie Jumal, teie Jumal. Ma ei viitsi midagi teha, saada kõik peesse. Ja arvan, et ise olen nii kõva mees, et oma ajudega tulen välja, eks ju. Teine äärmus, jah. Lähedki umbes, et ma tahan lahustada, ma ei taha üldse seda mitmekesisust. See on ka variant, eks ju. Kõik variandid on olemas. Aga siis ütleme siis bhakti-joogas öeldakse, et siletitera või siis 2 kaljut, see tähendabki seda, et sa pead jääma. Ühele poole lähed liiga mõtled, et ma olen kõva tegija, mul ei ole kedagi midagi vaja, siis on libede ja kui sa arvad, et kõik peavad orjama ja Jumala kõik orjama sinu piiratud madalaid soove, et see on teine äärmus.